Tere Üksvägi, kuidas minun kosta? Aitäh, et te siin olete. Pole nii ammu teie ees olnud. Mul on hea meel. Olen siin hommikuti vaadanud lindude rändeid. Ja olen vaadanud võililli. Ja olen olnud iseendaga. Ja nüüd ma just vaatasin, et aeg on jälle olla vahepeal ka koos teiega. Et kui te olete seal, siis näidake ennast. Kutsun teid kohale. Rääkima kohalolust. Mul on tunne, et me võiksime hakata taastama iseenda nagu kooskäimise traditsiooni. Et täna siis kohalolus, austades armastust. Kuna mulle on nagu tohutult oluline tegelikkuses ka tõusta sellesse kohta, mis on, tõusta iga päev sellesse kohta, mis on tõeline kohalolu, siis mis on nõutav selleks? Ja mõtlesin, ma jagan teiega siin mõningaid asju. Näed, Ingrid tuleb eetrisse. Ootan veel natuke. Teid on siin päris palju. Nii. Tulge, aga tulge. Kohalolu, armastuse austamine. Kas mind on kosta, kas levi on hea? Siin reedel oli üks sündmus, kus energia läks nii kõrgeks, et internetiruuter lihtsalt andis üles, lõpetas töötamise. No nii. Nüüd te tulete, nii tore on teid näha. Tere, kallis Kristiina. Tere, Liina. Tere päevast. Jah, et ma siin alguses ütlesin, et ma pole pikalt olnud siin teie ees eetris, sellepärast, et nagu ma olen varemgi ütelnud, et sa pead järgnema oma tõele, sa pead järgnema oma tunnetusele. Oled sa siis naine või oled sa siis mees? Sest et kui sa seda teed ja kui sa seda valid, siis see võib mõistusele tunda, et issand jumal, ma pole nii ammu olnud siin teie ees, eks ju, appi, nüüd midagi juhtub. Et aga see on see usaldus, lasta vahepeal kõigest lahti ja siis tunnetada, kui on jälle õige aeg tulla siia teie ette. Ja nüüd on see aeg. Kohalolu. Sellest räägitakse palju. Kui me rääkisime alates sügisesest või talvisest pööripäeval, talvisel pööripäeval uue maa naiselikkusest ja uue maa mehelikkusest ja uue maa perekonnast ja kõigest sellest, siis need videod peaksid olema siin kõik alles või kui pole, siis me võiksime hakata uuesti nendest asjadest kõnelema. Sest et uuel maal, mis asi see üldse on? Mis asi on uue maa naiselikkus? Mis asi on uue maa suhted? Mis asi see kõik on? Et tegelikkuses mäletada ja selleks, et mäletada, me peame tulema kohale ja selleks, et me saaksime austada seda kõrgemat sagedust ja seda tegelikku südame kaudu armastust iseendas ja kõiges, siis
siis kohale ja ma nagu tunnetan iseendas seda hästi tugevalt, kui ma kõnelen siin ihuüksi siin oma kodus, eks ju, olles siin teie ees ja tunnetades igat ühteid, kes teist siin praegu vaatab või pärast, kes järgi vaatab, siis tuleme kohale. Meie sõnadel on nii tohutu jõud. Meie teadvusel on nii tohutu jõud. Ja kohalolu on armastuse austamine. Kas iseendas, oma kehaga, oma südamega, oma hingega, planeediga või siis oma partneriga või sõpradega. Kohalolus. Ja kas sa oled praegu kohal sellega, mis sinu ümber on või mis sinu sees on? Tunneta seda ja kui pole, siis lihtsalt tule kohale sellega. See on armastuse austamine, sest see kõik on armastus. See kõik on loodud armastusest, mis su ümber on. Isegi kui see tundub nagu mis mõttes. Ja armastuse austamine saab tulla ainult siis, kui sa või ilmuda ja esile tulla ja suureneda, kui sa tuled kohale. Et tule palun kohale praegust. Teeme siis oma kehaga kõigepealt. Tule kallis kehaga kohale. Hästi. Tere Anu, Rooni. Tere Liina ja Kristiina. Lihtsalt tule kehasse. Tunneta oma keha, kus kohas keha küsib tähelepanu. Lihtsalt armasta seda kohta. Keha küsib tähelepanu, sest iga armastus selles kohalolus, see armastuse austus selles kohalolus, mis su keha on selles hetkes siin praegu ja mida su keha edastab sulle, see on armastus ja sinu kingitus, et su keha saaks, juhul kui seal on kuskil miskit, millega ta püüab tähelepanu, et keha saaks detoksida. Uue maa sagedused on puhas armastus. Ehk siis kohalolu ja austus. Ja sõnad, mida me kasutame selles kohalolus. Ja kõikide aspektide, ka kehaga mingisugused ebamugavused või mingisugused asjad, mida me oleme harjunud keha kohta või hinge kohta või elu kohta ütlema, et see on kuidagi nagu katki või kuidagi puudulik või kuidagi haige, siis neid sõnu enam ei eksisteeri, vaid uutes sagedustes ja uuel maal meil on tarvis kasutada kohalolus, olles muutnud oma vaatenurka, neid sõnu, mida me kasutame, neid energiaid, mida me kasutame. Praegu lendas siin üks sulg reaalselt mul silme all. Ehk siis ei ole sellist reaalsust isegi enam, et midagi on katki. Ei ole, pole kunagi olnud. Katki pole mitte kunagi midagi olnud. Vaid nüüd, see on alati olnud tervik, alati kõik on tervik. Lihtsalt meie vaatenurk oli selle koha pealt, et on katki. Nüüd on meie vaatenurk see, et kõik, mis tundub justkui tasakaaluta, detoksib, ehk siis puhastub, ehk tõuseb. Sa pole kunagi olnud haige, mitte kunagi. Sul ei ole kunagi midagi olnud viga. See on vaatenurk, mis oli kunagi vanas maailmas. Sest selle vanas maailmas me elasime duaalsuses, me elasime hinnangutes, uues maailmas, kohalolus. Me saame näha keha intelligentsuse sõnumeid. Keha intelligentsuse sõnumeid, kus keha oma haavatavuses ja tänulikkuses ja
jõus edastab meile signaale, et palun tule kohale, palun tule armastusse, palun tule hoia, palun ole kohal, palun lõdvestu, palun aeglusta. Ma annan sulle armastust, ütleb keha. Ma tõusen, ma sünnin, ma kasvan. Ehk siis keha signaalid on ülim intelligentsus. Kõik, mida sa soovid iseendale, automaatselt sa soovid ka maailmale. Alati. Sest sa oled piiritu ja lõputu. Kui sa soovid maailmale, samaaegselt sa soovid iseendale. Ja see on vaatenurk. Kui me usume seda, et me soovime ainult iseendale ja maailmale ei saa soovida, siis ongi see, kus me lõikame automaatselt koheselt ühenduse piiritu olemusega, kes me tegelikkuses oleme. Sest kõik, mida me soovime endale, me absoluutselt otsekohe soovime kogu maailmale, sest me oleme lõputud, piiritud olendid. See on üks asi, mida mina olen alati teadnud, aga ma pole olnud teadvustanud. Need teadvustused on iga sõna, mis me ütleme, iga mõte, mis me ütleme, loob. Me saame kõike, me võime kõike, absoluutselt kõike. Ja iga mõte, mis su peas on, loob seda energiat. Me saame alati kõike. Küsimus on see, kui suure julgusega sa usaldad oma teadlikkust ja kui suurena sa iseennast teadvustad. Suurus tähendab siis seda lõputut kohalolu. Me oleme rääkinud sellest siin, kuidas me selles kohalolus saamegi olla lõputud ja piiritud. Mitte ühtegi asja uuel maal ei ole õiget ega valet. Kõik on ja kõik loob. Küsimus on see, millise energia ja millise intentioniga, millise kavatsusega me elame. Sa saad vaadata ainult iseennast, mitte midagi ja mitte kedagi väljaspool. See pole oluline. Mida sa maailmale soovid, see on see, mis on tõde. See, kuidas keegi sellele reageerib, see ei ole sinu vastutus. Meie vastutus on olla kohal ja austada armastust. Julgeda teada ja teadvustada, et kõik on üks. Meie pimedad pooled, meie mineviku loomingud, kõik on siin praegu. Kõik on üks. Ja kui kõik on üks ja kõik on looming, siis millise kavatsusega ma saan praegu suhtuda maailma, millise valiku ja energia kohalolus, mida ma kannan, kuidas ma suhtun endasse ja maailma, seda ma loon praegu tuleviku põlvkondadele. Iga mõte, iga sõna loob selles hetkes praegu, sest on ainult praegu. Ja uuel maal me tuleme välja hinnangust. Midagi pole õiget ja midagi pole valet. Selles maailmas, kus me praegu elame, jah, on palju asju, mis hävineb. Meil on võimalus vaadata seda kui ilusat suremist ja meil on võimalus vaadata seda vaatenurgaga ja mõista hukka. Kõik on energia. Absoluutselt kõik on energia. Tere Hedvig, kallis, tere Merje. Milline vaadake iseenda sisse, kallid inimesed. Millised pettumused veel sind on hävitamas? Märka neid. Võta nad vastu. Ja lahusta need, kallis. Ja see on ka valik, see ei ole mitte midagi muud kui ainult valik. Sest on ainult üks olemine. Ja üks olemine on valik. Kui sinu sees on kõik juba üks ja on alati olnud ja sa teadvustad seda,
ei mõista ühtegi osa endast hukka. Isegi siis, kui me oleme olnud ebateadlikud ja teinud kollektiivselt ebateadlikke valikuid, kus praegu maailm peegeldab meile väljaspoolt seda, et on ikka värk küll, on ju. Siis sinu pühendumus iseenda kohalolule, oma hingele, oma kehale, oma südamele ja mõtetele, mis sagedusi me siit välja saadame, siis see jõud on nii suur. Igal sekundil, mida sa mõtled, loob. Mida sa ütled, loob. Seega, minul isiklikult pole enam mitte ühtegi sekundit võimalik pühendada millelegi, et hukka mõista. Sest see loob. Kõik on kingitus. Absoluutselt kõik. Kõik koledused, kõik ilusad asjad, kõik asjad, mida me praegu siin teadvustame, mis on meie kehadega ja kõigega. Meie ümber, meie sees, meie riigis, meie planeedil. Kõik on. Ja nüüd tood selle tähelepanu ja energia endale. Kui sa veel ei ole teadvustama hakanud seda kohta, kui suur on su vägi, siis ma nii väga soovin, et sa selleni jõuaksid. Ühe inimese energia ja teadvuse jõud, sõltuvalt kuidas ta seda kasutab, seda sa lood. Aga ühe inimese teadvuse vägi ja energia, millega sa siin planeedil elad, see on isegi teaduslikult tehtud kindlaks, on võimeline looma nii suurt loengut ja elektrit, ehk siis elektrienergiat, millega on võimalik valgustada Eesti suuruse pindala 3 kuuks. Siis meie rakkude, meie teadvuse ja kogu meie ühe inimese olevus, ühe inimese energia on võimeline seda tegema. Seega, see peaks olema väga-väga suur alahindamine, kui me oma väge ei teadvusta. Ja nüüd on küsimus, kus su süda on? Kas sa oled südames, kas sa oled keskmes, kas me oleme keskmes? Igaühe vastutusel on see, kus sa oled oma teadvusega. Ja iseenda austusega selles kohalolus. Kas sa austad seda armastust, kes sa oled? Kas sa oled kohal? Kas sa teadvustad oma väe suurust, kallis? Meil on aeg seda teha. Sest selles kohas, kus sa hakkad teadvustama ennast, et sina lood kõike, sina lood kõike, sina lood kõike, sina lood kõike, mina loon kõike ja siis me koos loome kõike. Siis see, mida me koos luua saame, sellest kavatsusest, mitte võitlusest ja hinnangust, vaid kavatsusest enamat luua, piisab 1% elanikkonnast maailmas, et 3 päevaga oleks kogu maailm muutunud, mis praegu muutubki tänu sellele, et on olnud nii pikka aega inimesi, kes on ühenduses selle lahkusega, mis on planeet, mis on loodus, mis on südames elavad, hinges elavad inimesed, kes teadvustavad oma väe suurust. Tänu sellele planeet veel elab. Me oleks ammu juba olnud hukas. Ja sellepärast ma kutsungi kõiki üles veel rohkem tulema kohale ja teadvustama, et iga mõte, iga kavatsus, iga südamesopis olev energia, mida sa tead tegelikkuses võimalikuna, loob. Ja teadvustada oma väge ja valikujõudu, kuhu sa oma energia paned, kuhu sa oma kavatsuse paned ja kas see tõstab või mõistab hukka ja hävitab. Meie vägi on lihtsalt nii tohutu suur. Millist hunti sa toidad? Millist hunti sa toidad? Ja see on igaühe vastutus.
ma kirjutasin teile midagi täna. See ma jagan teiega. Kui sina soovid endale otse kohe, mida sa soovid, siis otse kohe sa seda soovid ka maailmale. Mida sa soovid? Ma soovin veel suuremat kohalolu. Mida sina soovid? Me saame vaadata seda kohta, miks me pole kohal, miks me ei austa seda armastust, mis siin kohalolus juba on. Sellepärast, et kohalolu on paljastus. Paljastus. Miks inimkond ei taha olla kohal, tahab olla hinnangus, sest kohalolus me ei saa midagi varjata, kallid. Me ei saa midagi varjata. Ei iseenda eest ega teiste eest. Meie haavad ja ihad ja kahtlused ja pettumused ja hukkamõistud, kõik tuleb nähtavale. Ja me ei taha olla kohal, sest me kardame. Me kardame seda, mida me võime iseendas kohata või maailmas kohata. Me kardame seda. Seda pole vaja karta. Seda on vaja vastu võtta, seda on vaja näha, seda on vaja hoida ja armastust saata. Sellega lihtsalt olla. See kõlab nagu metafüüsiline jama, mis ma räägin teile praegu. Meil on aeg ennast harida. Me oleme olnud harimatud selle tarkuse osas, mis on loodus, mis on planeet, mis on energia, mis on kõik see, kes me oleme. Meil on aeg astuda kohalolu universumisse. University on ingliskeelne sõna, universe. Universumi ülikooli, kus hakata mäletama neid tarkusi ja vastu võtma seda kõike, mida kõik see, kes me oleme ja mida planeet ja loodus, taimed, loomad ja ülim inimtarkus ja võime, mis me oleme, tegelikult näitavad meile ja mida me selle tarkuse pealt saame nüüd valida, sest me oleme kõige selle osa, eks ju. Ja kohalolu lõhub identiteedi ära, mida sa oled harjunud kandma. Me oleme harjunud hukka mõistma, me oleme harjunud kisendama, me oleme harjunud lärmama, me oleme harjunud jooksma, me oleme harjunud põgenema, me oleme harjunud võitlema. Aga kohalolu lõhub selle identiteedi ära. Sest meil on tarvis tulla siia nüüd ja seisatada korraks. See loob ruumi tõelisele, kui sa tuled kohale austama armastust. Aitäh, et te seal kuulate, kallid, ja kuulate järgi. Ma polnud üldse kindel täna, mis teemaga ma siia teie ette tulen. Aga kui ma siia teie ette nüüd tulin, siis ma saan päris täpselt aru, mis värk on ja miks ma siia pidin tulema. Kohalolu ja armastuse austus loob ruumi ja võimalikkused tõelisusele, ehedusele, puhtusele. Ja miks ma pole kohal, sest see armastus, mis kohalolus ilmub, see tundub vahel nagu liig. Seda on lihtsalt nii palju, sest et süda lihtsalt võib justkui plahvatada, vaat selline tunne on.
aga see ongi see valu, millest me oleme ka rääkinud. See ongi see valu, mis tõuseb, läbi mille see armastus tõuseb. See on see, mida me nimetame justkui südame purunemiseks, aga tegelikkuses mitte. Vaid see on hoopiski südame avanemine tõelisusele. Selleks me tõmbumegi kõrvale, sest et me oleme harjunud süda kinni elama. Nüüd on aeg üha rohkem, iga päevaga rohkem see lahti teha ja mitte kunagi enam sulgeda. Milleks siis olla kohal? Milleks austada armastust? Kinnistele südametele see võib tunduda nagu mingisugune sõnakõlks, millel pole mingisugust sisu. Aga milleks olla kohal? Selleks, et mäletada. Selleks, et kuulda vaikuses oma enda hingelaulu. Vaikuses. Nagu ma kuulen praegu siin musinorskamist. Nende pauside vahel. Milleks olla kohal, et kuulda vaikuses oma enda hingelaulu. Et lubada maailmal sind puudutada. Maailm hakkab sind puudutama tõeliselt ja päriselt. Nagu need linnud, mis mul siin iga hommiku üle lendavad karjade viisi või see tohutu võilile väli, mis mul siin akna all praegu laiutab. Ta puudutab hinge. Või siis mu kallis koer või need lilled, mis mul siin laua peal on. Või see päike või see soojus või need inimesed. Ja. Milleks kohal olla? Et ärgata sellesse hetke, kus kõik juba on. Kõik on olemas, sul pole millestki puudust. Milleks olla kohal? Selleks, et sa lõpetaksid jooksmise ära ja sa hakkaksid märkama, et kõik on juba tehtud ja kõik on juba olemas. Seal ei ole vajadusi, seal pole puudust. Milleks olla kohal ja austada armastust? Selleks, et sa oleksid rohkem sina, rohkem see rõõm, rohkem see tõde, rohkem see elu, kes sa tegelikkuses oled. Ja kohalolu austab armastust. Ja see on selline püha akt. Vaatan jälle lähevad kured. Sookured. See on püha akt. Nagu ma olen siin praegu teiega. Kohal. See on valik mitte põgeneda. See on valik olla kohal. Teiega ja iseendaga. See on valik näha elu silmast silma. Täpselt sellisena, nagu ta on. Ja kui sa oled kohal ja oled mõelnud, et kus see armastus siis on, kus see headus siis on, kus see ilu on ja kus see olemine on. Täpselt seal, kui sa tuled kohale selle kõigega, siis saab armastus hakata liikuma. Mitte kui definitsioonina või mingi asjana, vaid selle väena, kes sa oled. Sest see oled sina, kui sa oled täiesti kohal. See on see, kuhu ma sind täna kutsun. Kohale, et austada armastust. Ja ma tean seda, et me oleme isegi võõrdunud, mitte isegi, vaid me oleme võõrdunud. Väga suur osa inimkonnast on võõrdunud sellest asjast. Mis asi on austus?
eneseaustus ja teiste austus. Meil on tarvis seda mäletada. Kuidas seda hakata mäletama, tule kohale. Me oleme võõrdunud palju sellest, mis tähendab ausus. Oleme harjunud valetamisega. Enda sees ja enda ümber. Ja harjunud võitlema selle asemel, et rahuneda. Meil on tarvis hakata olema aus ja kohalolus sa näed seda, mis on ausus ja mis on vale. See on tõde, mis on vale. Ja kui seda teadvustad, siis sa saad valida lihtsalt tõde elada. Me oleme unustanud lahkuse. Väga paljud lahkuse endaga. Me oleme olnud kõikide teiste jaoks alati, aga mitte enda jaoks. Lahkuse endaga, oma kehaga ja oma hingega ja lahkuse oma südamega ja südame soovidega ja lahkuse oma sisemise tarkusega. Miks? Sest et me oleme elanud sellises keskkonnas, kus valetamine on olnud normaalsus. Kus ühe teise ära kasutamine, manipulatsioon ja ühe teise kukil trampimine on olnud ainuke variant, et ellu jääda. Me peame selle lõpetama ja tulema tagasi siia kohta, kus tõeline lahkus, tingimusteta lahkus saab elada. Saab olla see teadlikkuse akt, alustades endast. Sest see, mida sa kannad, seda sa lood. Ja usaldus. Me oleme nii usaldamatud olnud. Me oleme nii hirmul olnud väga kaua. Hirmul iseenese väe ees, hirmul selle ees, mida keegi teeb, kuidas nüüd saama hakkab, mida keegi ütleb. Uskunud seda kui tõde. Selle asemel, et tulla oma hingega usaldusse. Mäletada seda. Tulla siia kehasse. Seda ma teid kõiki tegema kutsun. Sest et see vägi, mis sinus on tohutu. Kõik, kes te siin olete, siin Üksvägi grupis, paljud teist on juba osalenud minu sellel tasuta pooletunnisel vestlusel minuga, et sa saaksid endast selgust. Kui lähedane, kui joondus oled sa iseendaga. Kui voolus sa oled selles austuses endaga ja usalduses ja lahkuses ja kui üks olemises oled sa iseendaga. Sest kõik, mis on su ümber, on su sees. Kõik, mis on su sees, on su ümber. Ja kui sinus on midagi, mis on sulle keerukas või raske või ebamugav, siis tasub vaadata, kus see tuleb. Aga sa ei saa seda ennem vaadata, kui sa ei ole aru saanud, kui ühenduses oled sa endaga. Kui kohal oled sa iseendaga, mida sa tegelikult valid. Ja sellepärast ma kutsungi teid kõiki sellisesse pooletunnisesse vestlusesse minuga, nagu on kraadimine. Ma nimetan seda kraadimiseks, et sa saaksid sotti sellest, kus kohas su energia on, kus sinu elu energia voolab, kas sa oled nagu täielikult kosmiliselt hinge, keha ja vaimuga joondus, ehk siis selles lähedases suhtes täielikult kohal iseendaga, oma eluga, oma valikutega, oma meelega, hingega, südamega või siis mitte. Kas sa oled armastuse, austuses või mitte? Ja selleks ma teen ühe sellise vestluse igaühega, kes seda soovib, et sina saaksid ise selgusele iseendast paljudes aspektides, mis annab sulle nagu teadmise, et miks su elus on sellised asjad, nagu nad on, miks sul on elus, miks sul ei ole rahu või miks sul ei ole selgust või miks sul ei ole neid asju, mida sa tegelikult tahad. Kuigi sa võib-olla oled nii palju pühendanud aega ja energiat igasugustele
tegevustele, iseenda arendamisele, kõikvõimalikele vaimsetele praktikatele, aga ikka sa tunned mingisugust niisugust nagu miskit, mis sa tunned, et see ei ole kergus. Et ma kutsun sind sellele vestlusele, sellele saate registreeruda. Ma ei tea, kui Liina on veel siin, saad äkki panna siia lingi siia kommentaaridesse, et siis me saaksime selle sinuga planeerida. Et kui sind see kõnetab, siis ma olen hea meelega valmis olema sulle panus, et sa saaksid selguse selles, ehk siis vastavalt edasi liikuda. Aga täna ma lõpetan siin sellel kohal ja soovin sulle kohalolu, austades armastust. Aitäh sulle, armas, ja imelist pühapäeva. Tšau!